Tere hommikust ja tere tulemast uude videosse, kell on kuskil 3:10 ja täna on 28. september. On võistlusnädal, teisipäev ja tänaseks trenniks on siis bassein. Lähen proovima, kas seekord saame siis basseini sisse või ei saa, kava on siin 400 soojendust, 10x50 niimoodi, et 25 jalad, 25 krool, 400 käed üle 4 hingamine, siis tuleb 5x300, kus siis esimene on krool, teine on 50 krooli pluss 25 veepalli krooli, 300 selili, 50 krooli pluss 25 skullingut, ehk siis skulling on veetunnetus, tõmbetunnetus, siis uuesti krool, siis on 400 käed üle 4 hingamise jälle, 100 vabalt rahulikult, siis on 10x50 jalad ja 100 tõdestust ja ongi tänane trenn jälle tehtud. Õues on siuke maasiksilm, meri on täiesti peegelsile ja inimesed on rannas järgi, lähme vaatame siin nagu. Õues on täna ikka maru soe, aga selge, viskame asjad kotti ja hakkame minema. Käidud ja asi on tehtud, et mul läks pärast ujumist natuke kiireks, et sööma minna Indriga ja sellepärast ma ei filminud ka. Aga praegu ootab mind voodi ja on jälle aeg teha väike uinak ja siis vaatame juba, mis õhtul teeme, et ma arvan, et ma olen käinud meres suplemas, natuke vaatan seal ja siis käin poes, et ostan mineraalvett ja mahla, et teen siis sükist segu, hakkan jooma siin. Ja mis seal ikka, et siis näeme juba paari tunni pärast. 2 hours later. Nii, nüüd on magatud, puhatud, vaadatud Netflixi kõike tehtud ja ilm on jahedamaks läinud, et sain ka karukoopast välja ronida. Ja nüüd lähme vaatame, mis Endri teeb. Endri peaks kohe avavee ujumist lõpetama, et lähen teen ka ühe karsummi ja siis juba vaatame, mis edasi, et ma just lähen pärast poodiga. Vaatame, kas Endri ka tuleb või ei tule. Aga hetkel ilmateade näitab, et tuleb vihma võistluspäeval. Jooksu mõttes hea, aga ratta mõttes kehv, et siis siin lähevad teed ikka väga libedaks. Aga eks neis ei tasu üle mõelda. Teeme oma asja ja vaatame, mis välja tuleb ja näed. Ma juba näen seal üks noor. Kuidas ujub? Tai. Lähen vaatame, mis Endri räägib. No räägi, kuidas oli? Väga raske ja suured lained ja aga soe. Vesi oli 25 kraadi. Tund aega ilma kalipsita, väga mõnus. Mõnne ju. Hei. Kätte on jõudnud 29. september ja kell on 10:05. Ja hakkame minema trenni. Täna on siis tund aega ratast, 40 minutit jooksu ja siis pärast teisel trennina on 20 minutit tavavett. Et praegu veel on tavajooksud, aga no tänase trenni ma teen nende jooksudega ära ja siis homme on puhkepäev ja ülehomme on siis uuesti ratas ja jooks ja asjad, et siis on juba kettatrenn. Ja mis seal ikka? Ja nii palju veel, et täna on jälle üllatuskülalise päev. Et tuleb siis uus külaline meile, aga tema jõuab alles õhtul. Et eks siis vaatame, kui me talle bussi või rongi vastu läheme, et kui me ei tea, millega ta tuleb, et siis vaatame, kes see inimene on ja miks ta siia tuli. Aga praegu lähme siis trenni ja vaatame, mis see siis
päev toob. Nii, ja ruumi siseneb rattatrenni värskelt lõpetanud Martti Alt. Ja ruumist väljub ei keegi muu kui värskelt rattatrenni lõpetanud ja jooksma minemas Martti Alt. Jooks on tehtud ja nüüd on aeg minna teha kiire pesu ja siis lähme sööma. 2 hours later. Nii, puhatud ja nüüd on aeg minna siis päeva 3. ja viimasesse trenni ja 20 minutit avavett. Et lähen teen siis viimase ujumise selle kombega. Proovime veel viimased asjad üle ja vaatame ja värki-särki. Ja siis õhtul 7 aeg kuskil äkki tuleb meil siis teine üllatuskülaline. Aga selge, Hendrik vaab ka riidesse ja siin aega ei ole, noh. Tai, näeme pärast. Nii, ujumine tehtud. Vesi on ülis selgeks läinud jälle, vahepeal ülis sopane, et nüüd lülitame ümber GoPro'le ja lähme vaatame, mis vees toimub. Lähme vaatame, kuidas Hendri ujub üldsegi. Nii, ma loodan, et meid näha on, aga meie üllatuskülaline on siin. Tere! Käisin poes ja nüüd siis koju magama. Et homme on puhkepäev. Lähme võtame stardimaterjalid ära. Lähme paneme kette alla rattale ja muud asjad ka külge. Ja siis vaatame, mis veel homne päev toob. Aga jah, et kohtume siis juba homme. Tere! Täna on 30. september ja kell on 13:48. Tänane sissekanne tuleb eriti hilja, sest täna on puhkepäev ja ma pole midagi teinud. Olen ainult voodis olnud ja söömas käinud. Et kella 6-st alates saame siis oma varustuse ehk siis numbrid ja asjad kätte. Lähme toome need ära ja kell 3 lähme me Hendriga Exposse, kus siis ma ostan keele ja vaatan, mis seal müüakse. Natukene siis kõndida, et ei oleks terve päev päris voodis. Aga muidu nüüd on aeg ketas panna alla. Hendri aitas mul ketta ilusti täis pumbata, et üksinda seda päris keeruline teha. Paneme ketta alla ja kotid asjad peale. Ja siis natuke räägime ka, miks, kus ja kuidas ja nii edasi. Aga sellega hakkame toimetama. Nii, nüüd on ketas all. Kett on päris rokane, aga kassett on ilusti puhtaks tehtud mul enne. Nii, siia paneme siis siukse koti, et see tegelikult peaks originaalis vist käima siia. Aga kuna mul siin on see piduritross ja käiguvahetaja juhe tuleb ka siit läheb akusse ja siin on siis stemmi sees on siis see boks, et Tallinnas ma panin selle koti siia niimoodi ja see toimis. Ja siia kotti ma panen siis lisakeelid igaks juhuks ja
soolakapslid, mida ma siis rattarajal tarbima hakkan, et muidu paneme siis keelid sellesse pudelisse, et see on mul siis keelipudel. Ja siin on joogipudel ja siin on joogipudel. Siia paneme, võtame siit siserehvi, või tähendab siserehvi, vaid tagavararehvi kette jaoks ja seome ta või noh, murrame ta siukseks liblikaks ja tõmbame teibiga ta siis siia külge kinni. Ja siin on mul siis selle esimese jooksu siserehvid. Vot, aga opereerime kotiga küll. No nii, Mr. Ironman või? Kus mu rahakott on? Kevin, miks sa seda teed endale ei ostnud, see on ju paras sulle. Aga on saadud jälle raha kõvasti kulutatud ja keeli asju ostetud ja nüüd Henri ostab veel puubist endale tossupaelad. Ja siis lähme vaatame, kuhu me edasi lähme. Ironman Barcelona check-in tehtud. Ja me otsime nüüd Henri ülesse. Ta peaks ka siin kuskil meil peidus olema. Või tal on nii häbi tulla hitumehena Ironmanil Exposse või ei ole, aga vaatame, kas ta on leid endale siit midagi, mis ta tahab. Kell on 16:44 ja tegime registreerimised asjad ära ja siuke kott siis see aasta, et Hendrile väga meeldib see värv, et eks näeme, mis selles kotis edasi saab. Aga vaatame, mis siin sees on siis. Alustame numbrist. Siuke hunnik kleepse. Peab igale poole kleepima. Numbriks on 859. Kui kleepimiseks läheb, siis näitame täpselt, kus mis läheb. Nii, siis on võistlusnumber. Jälle sama. Nimi pealvärki, kõik on ilus. Nii, siis on Free Sweat Diagnostic Kit. Ehk siis saab ise endale diagnoosi vist panna, palju higistasid, palju tegid, et vaatan palju siin, mis siin sees on. Okei, see on mingi vähe hullem asi. Siin on mingi, ma ei tea, siin on mingi plaastrid ja mingi proov vaja võtta ja värki, et seda peab natuke uurima enne, kui seda asja siin tegema hakkame. Okei, paneme selle kõrvale. Nii, mis siin veel? Kaart. Väekaardi ja mingi info asjadega, nagu ma näen, hotellid, asjad, kõik on peal. See on mingi turistivärk. Nii. Siis on õlle reklaam 25%, 25% sooduskood IMF-id 25 võite kasutada. Ja ujumismüts, siuke roheline ja rokka on taga, hästi õhuke on nimelik. Siis Enjoy Your Ride, see on mingi saduvaja info. Ja Scan this code for your exclusive. Siit saab keelide mingi pakkumise endale. Okei, seda vaatame hiljem. Ja siis vanad head tuttavad kotid. Siis on streetwear. See, mis kukkus, on ka streetwear. Ehk siis on 2 streetweari millegi pärast. Bike gear ja siis run gear. Special needsi ma ei võtnud, sest neid mul vaja ei ole. Ja sellega on... ei ole ka. Sain finisheri kleepsu ka, aga ma finisheerinud ei ole veel. Selle panen kotti tagasi. Nii, aga käisime söömas ära. Kuidas söök maitses? Hästi. Oli tore päev täna või? Aga väsitav. Väsitav, jah.
et tõmbame selleks korraks otsad kokku ja kohtume juba, täna on neljapäev, ei tule, järgmine video ei tule enam 3 päeva pärast, vaid tuleb reedest ja laupäevast, et võistluspäevast teen siis ühe suure või 2 eraldi videot, et seda ma veel ei tea, vaatan palju seda videomaterjali tuleb. Aga kohtume siis juba 2 päeva pärast. Tšau!